meil on hea riik, ma peaksin vait olema. Vahet ei ole, mis meil on valesti, sest meil on hea riik ja kui meil oleks halb riik, siis oleks niikuinii kõik. Ma ei tea, mis teie sellisest sõnumist arvate. Mina ei arva sellest suurt midagi. Minu arust on see selline hülge möla, mis hajutab tähelepanu ära asjadest, millest päriselt peaks rääkima, sest tegelikult ka päriselt meil on probleeme ja neist tuleb rääkida sõltumatult sellest, et meil on samaaegselt ka võib-olla muid probleeme. Nimelt sattusin mina ühel õhtul väga lampi scrollima Facebookis ringi ja sattus mulle ette üks video, mille postitas advokatuur. Nimelt toimus advokatuuril 105. aastapäeva puhul konverents, kuhu kõik tähtsad tegelased olid kokku kutsutud ja seal võttis sõna ka riigi peaprokurör Andres Parmas. Ja ma ütlen kohe eos ära, et Andres Parmas tundub mulle väga sümpaatne inimene. Intelligentne, asjalik, loogiline. Ta oli mul ka omal ajal õppejõud, vähemalt ühe semestri, nii et tema pihta mul ei ole otseselt midagi öelda, küll aga tema järgnev sõnavõtt on minu arvates väga hea näide sellest, kui nõme võib kohati olla avaliku sektori esindaja suhtumine, selline patroniseeriv ja probleemidest tähelepanu kõrvale juhtiv. Ja see on seotud ühe kaasusega, millest ma teile olen juba rääkinud. Tegin video Apotheka andmelekke skandaalist, panen video viite kuskile siia ülesse, aga igatahes see on kommentaar, millest ma räägin. Selle nädala alguses sai lugeda, siis läks paljude Eesti inimeste andmeid kõvasti jalutama ühe apteegiketi juurest. Aga ikka me oleme üsna muretud. Ikka tehakse kliendikaarte edasi ja nii edasi. Küll aga see muretus kaob kohe ära, kui jutt käib meie oma riigist ja kontrollitud viisil andmete kogumisest, säilitamisest ja kasutamisest. Siis tekib kohe paaniline hirm, et aga äkki tuleb hea riigi asemel ühel päeval paha riik ja siis ta kasutab kõik kurjasti neid andmeid ära ja mis siis saab. Mul on teile selline uudis. Kui tuleb paha riik, siis ta kogub niisuguseid andmeid, nagu ta soovib, teeb nendega, mida ta tahab ja meil on selles suhtes väga vähe ette võtta. Sellise suhtumise kohta on inglise keeles kena fraas whataboutism, et kui räägitakse ühest probleemist, siis tuleb keegi ütleb, aga meil on ju see teine asi, miks te sellest ei räägi? Sest me praegu räägime esimest probleemist. See, et teine probleem ka eksisteerib, ei muuda olematuks esimest probleemi. Ma ei tea, kas eesti keeles on mingi hea termin. Ma ei tea, mis kontekstis ta seda ütles. Et see kommentaar võib olla kontekstist välja rebitud, aga ometigi see väljendab probleemset seisukohta minu hinnangul. Vahet ei ole, mis selle kontekst oli. Sest mida ta lühidalt ütles, oli see, et no kuulge, vaadake, erasektoris on pidevalt mingid andmelekked, just oli Apotheka-ketiga seotud mingi probleem, ikka teete oma kliendikaarte edasi ja siis möllisete umbes, et mida riik teeb. Nii palju valesid asju siin väga lühikeses kommentaaris. Esiteks, panite tähele, kuidas ta ütles, et riigi puhul toimub andmete töötlemine kontrollitud viisil. Ta rääkis kontrollitud viisil kogumisest, säilitamisest ja kasutamisest, mida ta ei ütle, et see toimub kohustuslikus korras. Riigi andmetöötluse puhul ei ole kodanikul mingit valikut. Jah, apteegi puhul ma otsustan, kas ma teen kliendikaardi ja luban neil oma andmeid töödelda või mitte. Riigi puhul mul puudub selline otsustusõigus. See on juba esimene väga oluline asi. Siin ei ole vabatahtlikkust. Teiseks, kui riik arvab, et kliendikaartide tegemine ja seeläbi andmetöötluse lubamine on nii rumal asi, mida teha, sest kes teab, mis erasektor nende andmetega teeb, siis jumal küll, meil on tarbijakaitsesätted päris tihedad. Pange üks sinna juurde ja öelge, et ei tohi nõuda nõusolekut andmetöötluseks vastutasuks madalama hinna eest. Miks ma seda kliendikaarti teen? Ikka selleks, et saada odavamat hinda. Miks ma peaks maksma rohkem, kui ma saan maksta vähem? Ja kui see on niivõrd ohtlik mulle kui kodanikule, kui ma olen kodanikuna nii loll, et ma möllisen täiesti valede asjade kallal, sest miks ma riigi kallal möllisen? Jumala eest, kaitske mind lolli kodaniku siis ja keelake ära selline praktika. Kuigi muideks andmekaitseõiguse perspektiivist võiks ka siin natuke möliseda sellel määral, et kui sa seal apteegis oma selle kliendikaardi teed ja annad nõusoleku andmetöötluseks, ja siis kliendikaardiga saadeks veel soodsamat hinda, vähemalt Apotheka-ketis nii on, mitte kõigi toodete puhul, aga see on hästi palju sooduspakkumisi kliendikaardiga just, siis tegelikult võiks ju vaielda selle üle, et kas see nõusolek on üldse vabatahtlikult antud. Ratsionaalne inimene tahab ju madalamat hinda, täpselt sama asja eest. Üks ja sama asi, kas maksta kõrgemat hinda või maksta madalamat hinda. Ratsionaalne mõistus valib madalama hinna. Muidugi võiks öelda, et need hinnad on samad, lihtsalt siin selle vahe maksab kinni sinu andmete kasutuseks, see on ka argument. Aga ütleme nii, et sa valid alati ratsionaalselt võimalusel madalama hinna, ehk nagu ei olegi valikut. Ja kui ei ole valikut, et madalama hinna saamiseks sa pead andma nõusoleku, mis lubab su andmeid töödelda, siis tegelikult see nõusolek ei ole vabatahtlik. Kui see nõusolek ei ole vabatahtlik, siis ta on tühine. Kui ta on tühine, siis ei tohi andmeid töödelda. Nii et kui keegi teist reaalselt lähebki siis selle
mis iganes selle ettevõtte nimi oli, Apotheka ei ole, eks ole, mingisugune üks juriidiline isik, millele mitu apteeki kuulub, apteegid on ju kõik proviisorite omandis. See oli mingisugune Alju Mupi või midagi sellist, kes seda reaalselt kliendikaardi programmi haldas. Et kui keegi teist reaalselt läheb nende vastu nüüd kohtusse, siis palun visake ka sinna sisse see väide, et tegelikult see nõusolek on üldse tühine, sest see ei ole vabatahtlikult antud, sest kurat, kuidas ma saan mitte anda nõusolekut, kui ma saan sellega soodsama hinna. Aga okei, lähme hinnajutust edasi ja natuke veel sügavamale selle Parmase jutuga. Esiteks jutt sellest, et meil on hea riik. Jah, meil ei ole siin Põhja-Korea ega Valgevene ega Venemaa. Eelduslikult näiteks poliitilisi dissidente vangi ei panda. Võib-olla menetletakse jõudsamalt, aga vangi ei panda eelduslikult. Naljaks ilmselgelt meil on parem riik ja päris demokraatia võrreldes väga paljude riikidega maailmas, aga latti ei tasu nüüd nii madalale panna, et kas me oleme Põhja-Koreas või oleme Eestis. Hea riigi kontseptsioon ei peaks olema võrdluses mingisuguse täieliku diktaatori põrguga kuskil, vaid hea riik peaks ikkagi olema veits kõrgem standard. Ja üks asi, mida heal riigil ei ole, tal ei ole sellist suhtumist oma kodanikesse. Kui kodanik juhib tähelepanu probleemile, siis hea riik ütleb, aitäh, kallis kodanik, et sa juhtisid meie tähelepanu sellele probleemile, me nüüd vaatame otsa, kas on ka tegelikult siin probleem, kui on, siis tegeleme. Ja nii tihti ei suudeta sedagi teha. Mul on üks selline hale naljakas näide, mingi paar aastat tagasi võib-olla oli selline kampaania portaalis digilugu.ee. See oli siis see vana lehekülg, kus sai oma terviseandmeid vaadata. Nüüd on terviseportaal.ee. Seal digiloos oli mingi bänner, et tule elundi doonoriks. Ma olin digilukku sisse loginud, mis iganes eesmärgil, nägin bännerit ja mõtlesin, et kurat, ma enda arvates olen juba elundi doonor, olen nagu selle allkirja andnud, aga samas kes seda vana mõistust teab, et võib-olla ma mõtlesin, et teeks seda, siis jätsin tegemata, siin on bänner, okei. Klikkisin peale, andsin allkirjad ära ja pärast digiallkirja andmist tuleb punasega tekst, et olete loobunud elundi doonorlusest. Mõtlesin, et mida perset. Ma olingi ikkagi selle avalduse esitanud ja nüüd ma hoopis loobusin sellest. Ja olukordades, kus on selline kahtlus, et kas mina olen loll või on asi selles kontekstis, kus ma olen, siis ma tavaliselt lähen postitan Facebooki ja uurin, et mida teised inimesed arvavad. Ja kui ma selle Facebooki postitasin, siis mitmed jumala mõistlikud, intelligentsed inimesed, kusjuures ka veel mitmed juristid, mis on lihtsalt oluline sellepärast, et eelduslikult jurist pöörab tähelepanu detailidele, aga muidugi paljudel meist, vähemalt minul on selline tendents, et enda asjades on kõik nagu lohiseb, tööasjades keegi maksab sellest, siis ma teen ülima intensiivsusega, aga isiklikes asjades ei jaksa nagu nii intensiivselt kõiki detaile lugeda, kõik need kasutajatingimused, kõik asjad ei loe. Igatahes tuli välja, et ma ei olnud mitte ainuke, kellel see juhtus. Juba ainuüksi minu enda isiklikust tutvusringkonnast vähemalt 3 inimesel juhtus täpselt sama asi. Ja ma mõtlesin, issand, kui halb, mõtle, teevad seal mingisuguse kampaania, mille eesmärk on saada rohkem elundidoonoreid ja siis hoopis kaotavad sellega elundidoonoreid, sest neil on mingi lollakas süsteem. Mõtlesin, et olen siis hea kodanik ja kirjutasin asutusele, kes siis haldab seda tervise infosüsteemi, kus see kõik toimub ja kirjutasin, et kuulge, tere, et selline probleem süsteemis, et mulle kuvati seda üleskutset, et tule elundidoonorliks. Ma ei mäletanud enam, kas ma olen selle allkirja andnud või ei ole, nii et ma andsin selle allkirja igaks juhuks uuesti ja siis tuli välja, et hoopis loobusin sellega elundidoonorlusest. Päris paha disain, et te võite sellega päris palju doonorit kaotada, et äkki saate nii teha, et see üleskutse kuvatakse ainult inimestele, kes ei ole veel seda allkirja andnud. Ma ei tea, kui arhailine see IT-süsteem seal taga on, aga tahaks eeldada, et eristada kasutajate seas need, kes on mingi asja allkirjastanud versus need, kes ei ole, et see võiks nagu olla tehtav. Aga igatahes veits loll olin, et ma ootasin vastust stiilis aitäh, hea kodanik, et sa meie tähelepanu olulisele probleemile juhtisid. Ma ei saanud seda vastust. Vastuseks ma sain, et tere, antud kampaania oli tehtud koostöös Tervisekassaga perioodil blablabla. Okei, aga see ei olnud mu kirja point. Ma ei küsinud, et mis kampaanias oli või kellega koostöös või mis ajal või mida iganes. Ma nagu selgitasin sulle, et seal oli probleem, 0 vastust ja siis see kampaania lihtsalt lõppes ära. Väga hea meelega tahaks teada numbreid, et palju oli elundidoonorid enne ja palju oli pärast ja võib-olla üldnumber kasvas, aga nagu kui palju inimesi loobus selle kampaania raames elundidoonorlusest. Aga nüüd, et mitte ainult siin risti-rästi igas suunas mõliseda, ma tahan 3 põhilist vastuväidet esitada Parmase poolt väljendatud suhtumisele. Esiteks, eks ole, see, et riik kogub andmeid kohustuslikus korras ja mitte lihtsalt kohustuslikus korras, vaid mida riik saab nende andmetega potentsiaalselt teha. Ehk riigi võim kodaniku üle versus suvaline erafirma ja nende võimalik võim minu üle. Andmete kogumise kohustuslikkus ja riigi potentsiaalne kontroll isiku üle ja võim, mida riik evib kodaniku üle, on meeletult olulised faktorid, mis totaalselt eristavad erasektoris andmetöötlust versus riigi poolt andmetöötlust. Ja teine asi, mis on oluline, on andmete maht. Riigil on minu kohta sellises detailsuses andmeid. Riik teab, kui palju ma kaalusin raseduse ajal.
see selleks, keda see kotib. Riik teab ka seda, kus mu äi ja ämm elavad. Tegelikult seda teaks niikuinii. Ja seda teavad niikuinii, sellepärast abielufakt on neile teada, nad teavad, kes on mu mehe vanemad, nii et seda teadsid niikuinii. Aga kes pole vaadanud, siis ma tegin ühe video väga isiklikust kogemusest, panen lingi kuskile siia, kuidas mina käisin esimest korda psühhiaatri juures ja siis avastasin, et psühhiaater kirjeldas riiklikus tervise infosüsteemis väga detailselt kõike, mida ta mult küsis. Lapsepõlve kohta, mu viimane töökoht, mida ma oma palgast arvasin. Lampi info. Neil on selline massiivne andmemaht inimese kohta, mida ühelgi eraettevõttel sellises koguses pole. Kuigi võib-olla hiinlastel on, sest ma ei tea, minul see kuradi Xiaomi robot tolmuimeja öösel vilgub, mille pärast ma tõmbasin lõpuks seinast välja, lasin akul tühjaks joosta, sest mul teks ilge paranoia. Aga andmete maht on ikka võrreldamatu riigi ja igasuguste eraettevõtete vahel. Nojah, võib-olla maailmavaate poolest on Facebook veel võimsam, eks ole, kui kõik likeid ja kommentaarid ja kõik mõtteavaldused on seal kirjas. Aga see selleks. Kolmas ja minu jaoks oluline argument on see, et hea riik ei tohiks üldse üleliia koguda ja igasugune kasutamine peaks olema läbipaistev, arusaadav ja põhjendatud. Näiteks jällegi selle tervise infosüsteemi teemadel mina küsisin ühes hiljutises videos, panen viite siia, üldisemalt terviseandmete osas, et miks on meil ikkagi nii, et ei saa nõuda oma andmete kustutamist riiklikus süsteemis. Argument üldiselt seal taga on see, et see on kõik ravikvaliteedi jaoks, eks, et lähed ühe arsti juurde ühes kohas, lähed teise juurde, et nad kõik saavad ligi seal andmetel, et nad ei pea oma vahel seal mingit saatma, mingit kaustasid, sina ei pea käima mingi mälupulgaga ringi ja nii edasi, aga on asju, mida sinna ei ole vaja ja kindlasti on kaheldav see, et miks nad peavad seal tähtajatult alati ja igavesti olema. Mina ei ole veenvaid argumente riigi esindajate poolt kuulnud, on lihtsalt argument, aga nii võib teha. GDPR lubab teha ja meil on seadustesse nii kirjutatud. Minugi kodaniku perspektiivist pole vahet, kas mingisugune Euroopa Liidu mingi bla õigus seda lubab. Minu jaoks on küsimus, miks? Ja viimaks siis kokkuvõtteks ikkagi, et hea riik ei löö küsija suu pihta. Ma ei ole ka mitte ainus inimene, kes nii arvab. Lohutuseks on siin näiteks advokatuuri esinaine kommenteerinud selle postituse all ja ma tsiteerin: peaprokuröri tõdemus, et inimesed suhtuvad oma isikuandmete jagamisse igapäevaselt kaupu ja teenuseid ostes liiga kergekäeliselt, on kahjuks vägagi õige. Kuid see ei saa õigustada isikuandmete õigusvastast kogumist ja kasutamist riigi poolt, mida tuleb paraku ka ette. Just nii on.